ja töötades nüüd läbi, siis minu jaoks jäigi nagu küsimärgi alla see, et kui me räägime RNA magneesiumist, siis meil on seal pöördosmoosvesi ja stabiliseeritud joonidega pikosuuruses magneesium, mitte ühtegi lisatait ja mahuainet. Kui me vaatame väga palju teisi nii-öelda neid magneesiumi toidulisandeid, see on väga palju lisaaineid juures. Ehk siis ma arvan, et sealt poolt tekib see küsimus, et kui me räägime tavalistest magneesiumi toidulisandeid, mis peavad soolestikku läbima, seal tekibki see koht, et kui sa võtad liiga palju, siis tekib kõhulahtisus, aga need lisatäitained võivad veel mingeid asju teha. Üldiselt mitte negatiivselt, pigem võib-olla positiivselt. Aga selles suhtes magneesium on minu meelest üks kõige ohutum mineraalaine maailmas. Miks? Ta alati tuleb sul kõhu lahti, kui sa liiga palju võtta. Ta tuleb sul tegelikult alati välja. Ja see on ka tegelikult kõige suurem probleemne koht, ehk siis kui inimesed, me täna jõuame ka sinna poole, et palju me tegelikult päevas magneesiumi vajaksime igapäevaselt, siis need kogused tegelikult on nii-öelda päris suured ja see teema tuleb niikuinii siit välja, aga jah, tavamagneesiumitega seal ei ole võimalik minna suurte koguste peale, siis ta lööb lihtsalt sul alati kõhu lahti. Ja see oli ka põhjus, miks doktor Caroline Dean 10 aastat otsis tootjat, käis tootjate juures, kes kasutasid tema Magnesium Miracle'i raamatut oma müügiks, et kas te palun uuriksite ja looksite magneesiumi, mis ei tekita kõhu lahtisust, sest doktor Caroline Dean oli magneesiumi lisandite peale ise väga tundlik, ta ei saanud isegi tavainimese kogusi võtta ilma, et kõhu lahti lööks. Ja ma arvan, et siin ongi võtta see tänase podcasti kõige olulisem teema üldse. Kuidas aru saada magneesiumi toidulisanditest? Ehk siis, siin on väga hea pilt juures, siin on võetud üks toode, mis Eesti turul müüakse. Ma tegin päris palju pidin otsima, et leida üles, et palju seda elementaalmagneesiumi sees on. Aga mis see elementaalmagneesium? Me vaatame neid tooteid, vaatame nii 1000 milligrammi, 400 milligrammi, 500 milligrammi, mõtleme, kui hea, väga hea, tavai võtame. Mida suurem number, seda nii-öelda parem. Kuid mida enamus ei tea, mina ka ei teadnud. Ehk siis sa pead tegelikult teada saama, palju on elementaalmagneesiumi selles kapslis või tabletis, ehk siis see on see puhas magneesiumi vorm, sest teise poolega ei ole midagi teha. Ja näiteks magneesiumtsitraadil on 16%. Ja kuna neid magneesiumi lisandite tootjaid maailmas on vähe, siis need numbrid võivad natukene kõikuda protsendid, aga mitte väga palju. Ja kui sa vaatad siin praegult, et konkreetne toode on 90 kapslit, 500 milligrammi magneesiumtsitraati, siis seda puhast magneesiumi on ainult 80 milligrammi. Ja neid on erinevaid ja see on erinevatel magneesiumi vormidel on need erinevad, näiteks magneesiumoksiid on ju, mille peale on kõige rohkem uuringuid tehtud küll, aga kõige nii-öelda mitte midagi, põhimõtteliselt kasutatakse kõhu lahtistina, selle on elementaalmagneesiumi keskmiselt läbi 60%, siin on 16%, seal on 60%, ehk siis jälle, kes tahab neid tabeleid põhjalikult näha, siis kontomo.ee on loengud, magneesiumi loeng, minge vaadake, see on ülipõhjalikult välja need tööldud, aga ma mõtlengi, et see on üks kuuele suhe põhimõtteliselt peaga, on ju. No põhimõtteliselt jah, et 1000 milligrammist jääb 160 milligrammi, kuid see on teine faas. Esimene faas on see, et mis sul soolestikus toimub. Enamus inimesel on lekki või ärritunud soolesündroom, et see võtab juba enamus nii-öelda seda potentsiaali nii-öelda maha. Juba imendu, on ju. Ja kehal ei ole mitte midagi muud teha nende teiste ainetega, tal on vaja ainult puhast magneesiumi. Aga nüüd tuleb see pommuudis, et see ei ole veel esimene asi. Nüüd hakkab see järgmine slaidil on see, kus me räägime imendumisest. Ja kui me vaatame siia poole, ma isegi ei pannud siia tabelisse selle soolestiku eripära, sest me ei tea, mis soolestik toimub. Tavaliselt inimesed, kes juba jõuavad toidulisanditeni, nendel on midagi juba paigast ära. Ja kui sul on stress, väga paljudel on ärritunud ja lekkiv soolesündroom. Nii et, aga eeldame, et see soolestik on ideaalne. Ja see on näide, numbrid võivad natukene kõikuda, olenevalt tootja poole pealt. Aga kui me vaatame magneesiumoksiidi, millel on kõige suurem puhta magneesium, ehk siis elementaalmagneesiumi osakaal, 60%. Nii, võtame 1 gramm, 1000 milligrammi, 60% teeb 600 milligrammi. Kuid nüüd tuleb imendumine.
see on järgmised protsendid, mis lähevad maha. Ja magneesiumoksiidil on see kõige väiksem, nii et puhast magneesium jääb 600 milligrammi, eeldate viimast, see võib kõikuda seal 3–7%-ni, ma ütlesin enam-vähem keskmise, mida nagu enamus pakkusid. Ja mis me näeme järgi? Magneesiumoksiidist, mis ei ole üks kõige kehvemaid varianti üldse, kõhulastist on väga hea, aga näiteks 6000 milligrammist jääb sul järgi 24 milligrammi potentsiaalset magneesiumi, seda puhast, mida rakk saaks kasutada. Ja ma olen väga palju turu pealt kuulnud, kuidas terapeudid on saanud, ütleme, kõige parem tagasiside on alati olnud magneesiumglütsinaadil. Ma olen praegu vist 7–8 terapeudiga suhelnud, kes kasutavad magneesiumit oma klientide peal ärevuse, mis iganes need teemad on. Ja väga huvitav oli teha seda tabelit. Kui me vaatame magneesiumglütsinaadil, 15% on ainult see puhta elementaalmagneesiumi osakaal. See võib natuke kõikuda oleneb tootjast, kuid eeldatav imendumine on kõige suurem 80%. Ja mis me näeme, 1000 milligrammist jääb 120 milligrammi. Kuid, kui meil on vaja jõuda laadimiseni, et keerata ümber need 68+ magneesiumi puudussümptomid, siis meil on vaja minna 900–1200 milligrammini. Mõnel vähem, mõnel rohkem, oleneb inimese eripärast. Kuid probleem on selles, me ei saa kunagi võtta suuri koguseid, siis meil läheb kõhtene lahti. Ehk siis meil ongi täna turul 2 lahendust, kas me lähme haiglasse, intravenoosne magneesiumi, et saada suurde koguseid, või me lähme Riimägi juurde. Ja see ei ole veel viimane hetk. Nüüd, mis siit veel, mida peab veel aru saama selle magneesiumi erinevate vormide kohta, on see, et osad räägivad, et magneesium eldonaat aitab paranda aju tervist, kognitiivne funktsioon ja nii edasi. Magneesiumi näiteks osakaal on seal väga väike. Need lisaained on need, mis toovad neid enamusel tulemusi. Sest et kui me vaatame seda tabelit, et kui sa võtad isegi magneesium, siin ei ole kõik, aga võtame magneesium taraati, meil jääb 500 milligrammist 1000 milligrammist ja 50 milligrammi jäädki, siis, aga seal on neid igasugused aminohapped, mis aitavad kehal tuua paremaid tulemusi. Ja jälle põhjalikumad tabelid iganevad erinevate nendes on meil loengus kirjas, täna ei hakka see pinema. Aga magneesiumi, seda puhast magneesiumi osakaalu, mis rakku jõuab, on väga-väga väike. Ja ma arvan nüüd praegu kõige olulisem fakt, mida me käisime läbi soolestiku. Me isegi ei arvesta soolestiku eripära siin, ütleme, et soolestik töötab ideaalselt, mida niisugust inimest tõenäoliselt pole olemas, isegi mina mitte. Isegi olles täna igasugused elustiili, kõiki asju vahetanud ja võtad toidulisandeid nagu järjepidevalt ja toitud hästi puhtalt nii edasi. Kuid teine etapp on siis see puhas magneesium elementaal, siis tuleb see imendumine ja nüüd järgmine asi on jooniline efekt. Kui ma sellest kunagi kuulasin, siis ma... tervist pilti või? Veel ei ole vaja. Kui ma sellest kunagi kuulsin, siis mul jooksis juhe kokku, et mis asi see on. Ja doktor Caroline Dean on kogu aeg öelnud, et mitte halvas mõttes kedagi maha tehes, aga ütleski, et 99% magneesiumi toidulisandid, mis peavad läbima soolestikku, on kasutu. Keha ei saa seda kasutada. Ja kui me vaatame praegult siin need numbrid, vaata kui väikseks need läinud. Kõige parem on magneesiumglütsinaadid, millest 1000 milligrammist jääb potentsiaalselt 120 milligrammi järgi. Nii. Nüüd minu jaoks võib isegi kõige olulisem efekt ja see on hüpoteetiline, kui me vaatame järgmist tabelit. Ärme veel pane. Kõik magneesiumi toidulisandid, mis peavad läbima soolestikku, ja siia tuleb rakubiokeemia ja kõik mängu. Kui nad jõuavad, see mikrokogus, mida me siit pildi pealt näeme, ja me ei ole arvestanud soolestiku eripära sisse, need mikrokogused, mis jõuavad vereringesse, on joonilises olekus. Ehk siis, kui sa sööd midagi, siis keha peab viima toitained vedelasse olekusse, joonilasekusse, muidu rakk ei saa joonikanalitest neid üldse kätte. Kuid mis on hästi huvitav on see, et see jooniline efekt, mida keha saab seda väikest kogust, mis on jäänud nende magneesiumi lisanditega, mis peavad soolestikku läbima, need väiksed kogused on kehale kätte saadud ainult murdosa sekund.
peale seda hapnik pöörab nad elementaalmagneesiumiks tagasi, keha ei saa kasutada. Ehk siis keha, et saaks üldse magneesiumit kasutada, see peab olema ioonilises olekus. Ja nüüd võime panna teise slaidi. Siin oli tegelikult meil toodud välja see iooniline efekt. Meil on arvutatud siis üldkogus magneesiumoksiidiga ja ma ütlen ära, see iooniline efekt on hetkel arvustatud 10%. See on hüpoteetiline, see võib olla 20, 30, 40, 50, kindlasti ta ei ole 100%, sest keegi ei tea, palju sellest murdosa sekundis see väike kogus, mis jõuab nii-öelda vereringisse, palju tegelikult keha suudab sealt kätte saada. Ja kuna magneesium on nii üliaktiivne aine, kõik haaravad seda. See ongi see, miks tavatoidulisanditega ja see mitte kunagi ei jõua energia tootmisesse. See mitte kunagi ei jõua see, et ärevuse täiesti maha võtaks. Ta ei suuda ka rahustada kesknärvisüsteemi maha, sest need kogused, mida keha päevas vajab, on lihtsalt nii suured. Süüakse enne ära juba. Jah, täpselt. Aga murdosa sekund ja kui me vaatame, ja see on hüpoteetiline, ma ütlen, sest keegi ei tea, mis iooniline efekt on. Me võime selle panna ka siia 50%, aga mida me näeme? Magneesiumoksiidist 1000 milligrammist, võtame, et iooniline efekt on 50%, jääb järgi 12 milligrammi. Ja mis meie täna elu näitab, laadimiseks on vaja sul 900–1200 milligrammi magneesiumi, mis jõuaks rakku ja igapäevaselt 4 kuud, 2, 3, 4, 6 kuni 1,5–2 aastani olenevad terviseseisundist. Kui hullus on, mis sul see kelukeskkond, palju see stressi on ja kõiki need asju, mis seal veel nii-öelda seda vähendavad. Ja siia ei ole arvestatud soolastikku. Ehk siis need tegelikult kogused, mida me võtame magneesiumi toidulisandiga, mis peavad soolastikku läbima, me saame mikrokogused ainult sealt kätte. Ja nii, ja siin on see teine probleem, et okei, aga ma võtan siis rohkem. Ma ei saa rohkem võtta eriti. Tuleb kogu lahti. Tuleb automaatselt kodu lahti, sest magneesium on väga hea. Nii kui magneesium jõuab pärasoolde, siis ta on kõige parem vedeliku enda külge tõmbaja. Nii, ja kui seda magneesium on palju, ta tõmbab palju vett enda külge ja sealt tekib kõhulahtisus. Ja kõhulahtisus teeb midagi, viib jälle mineraalainet kehast välja. Et siuke nagu tobe ja nii-öelda surnud ring. Aga kas sa saad järgmise? Ma tegin uues loengus selle, ehk siis Riimäeg. Me räägime siis sellest tootest, mis on siin meil laual on ju. On tegelikult magneesiumkloriid, millel on päris hea imendumise protsent nii-öelda. Ja Riimäegi toote valmistamine võtab 2–2,5 kuud aega, see on umbes 18-astmeline protsess, mitte mingisugust infot ei avaldud, kuid see magneesium, mida nad kasutavad tootmisprotsessis, selle elementaarmagneesiumi puhtusaste on 99,98%. Ja miks ma tõin siia magneesiumkloriidi ja Riimäeg pikojoonile, sest et nemad kasutavad seda hästi puhast magneesiumkloriidi, kuid me jõuame jälle tehnoloogia juurde. Nad tegid 2020 aasta, tegid PubMedis on see uuring olemas, kodulehed võib ka selle leida. Nad tegid raku tasandil uuringu, mida mitte ühegi magneesiumiga ei ole maailmas tehtud. Ma tean, meid küsiti liposoomsed ja kõik see, nad uurisid 4 kuud, nad mitte ühtegi liposoomset uuringut nii edasi, sest me jõuame ikkagi see, ja tootjades ka, et meil ei ole vaja sellest liposoomsest rääkida, sest ta vajab soolestikku. Kõik need tabelid ja valemid kehtivad seal samamoodi. See, et ta maost läheb natukene paremini läbi, see ei mängi rolli siin. Ja vaata, mis tähendab tehnoloogia vahe. Magneesiumkloriid niisama võttes 1000 milligrammi, kehasse jõuab 2,4 milligrammi. Ja nüüd doktor Caroline Dean, üks keemik, leidis ta üles 10 aastat hiljem, kui see doktor Caroline Dean oli kõik need tootjad läbi käinud. Ja mida nad avastasid, nad tegid stabiliseeritud jooni tehnoloogia. Ehk siis nad stabiliseeriti magneesiumi ära, et ta ei ole üliaktiivne ja ta jõuab ainult rakku. Ja nad tegid Inglismaal $300,000 uuringu ja nad uurisid, palju jõuab rakku, imendumine ja ülikallis test ja need testijad tegid 2 korda selle ise
uuesti läbi, sest nad ei uskunud, et kuidas see võimalik, et antakse 4 aastat vana pudel riiulist ja kõik stabiliseeritud joonid peavad, kõik on paigas. Ja nad tegid 3 korda selle läbi. Teiste nende toodetega ei ole tehtud seda PubMedi uuringut, kuid tehnoloogia on kõik sama. Ja vaata, mis tähendab lihtsalt tehnoloogia muutmine. See on sama nagu kütusel. Sul on bensiin 76 ja sul on bensiin seal 89, töötab täis teiste moodi. Ühel jooksutab mootori kokku ja vastupidi. Ja Riimäeg imendub raku tasandil 99,98%, ehk siis ta põhimõtteliselt võrdab täpselt sama nagu intravenoosne magneesium. Intravenoosel on 100%, siin on lihtsalt 0,02% kadu, sest et see magneesiumit nad ei saa 100% puhtusega teha, mingisugune see 0,02, aga me võime tuua võrdluseks intravenoosne magneesiumiga. Aga ta tuleb odavam, kui hakata endale seal käima kogu nüüd iga päev. No, käimise, ma ei tea, palju see käimise kulu on, aga intravenoosne 1 gramm, vaata, me tegime kiire arvutus, oli 50 eurot ja Riimägi täis suur pudeli hind on keskmiselt 79 eurot, väga paljudel on mingid erikomplektid, asjad tuleb odavam, aga ütleme, kui on 79 eurot, suures pudelis on 28,8 grammi, siis see teeb 2,70 eurot grammi kohta. Osadel ei ole vaja nii palju, mõnedel on vaja palju. Ja ma olen käinud ka meie nii-öelda osadel poodides küsimas, et mille järgi nad nagu neid valikuid teevad, et kui on nagu nii-öelda teiste tooted ja edasi, siis teevad hinna järgi. Ma alati küsimus, et aga me ei ole isegi seda tabelit võtnud. Me lihtsalt võtame palju, maksab 100 milligrammi, siis enamus tooted tulevad juba sealt 100 milligrammi juurde kallimaks. Ja nüüd ma saan aru, miks doktor Caroline ütleb, et 99% need toidulisandid, magneesiumi toidulisandid, mis võtame, 99% lihtsalt ei jõua rakku. Nii see kahjuks on. Ehk siis, ja kui sul on vaja neid 68 pluss seisundit ümber pöörata, sul on vaja jõuda suurte kogusteni. Sul on vaja laadida, sa pead võtma rohkem, kui su päevas keha kulutab. Ja mida me näeme täna on see, et riigi poolt antud need milligrammid, täismeest 400, mul lihtsalt hoidmise peale on 600 pluss see, mis ma toidust saan. Et lihtsalt hoida. Et mitte ei tuleks ärevust ja väsimust ja kõik suksed asju tagasi. Nii et need riigi poolt seatud numbrid on kindlasti väga head, need suksed asjad on olemas, kuid ma pigem arvan jälle see, et kuna me ei tea, meil ei ole seda head testi olemas, see ei ole tavainimesed kätte saada, siis ma arvan, et numbrid tõenäoliselt muudetakse mingi hetk, aga minu jaoks jääb jälle küsimus, kui siin toitumisterapeutidega läbi töötada, et miks siis kuskil magneesiumist ei räägita. Igal pool on kaltsium igale poole, aga magneesiumist ei räägi mitte keegi. Nii et, aga lihtsalt jah, ma tõin punaseks välja, et Ellele suur tänu, et ta selle välja tõi, see oli väga hea võrdlus, et mis tähendab tehnoloogia, et meil on küll magneesiumkloriid, Riimäega on ka magneesiumkloriid, kuid tehnoloogia muudab täiesti teist. Ja järgmise pildil seleen on kõige uuem toode, aga ma ütlengi, et ega üks ainuke mineraalaine ei tee nüüd kõike tööd ära. Ikkagi sünergia töötab ja magneesium ja mineraalite kompleks, ma arvan, üks kõige ideaalsem kombo üldse. On sul lekkiv, sul äritus. Ka esimesena. See on põhikombo ja kui sa paned selle täis toidust C-vitamiini, kus on kaalium, see ongi see, kus meie see eduvõti väga kiiresti tuli. Riimait on välja töötatud kilpnäärme toetamise jaoks ja seal on 12 mineraalainet sees, kilpnäärme nõuab 9, et korralikult töötada. Ehk siis selle 3 komplektiga, me tegime eraldi ilukomplekti, mida me pärast korra näeme, aga selle 3 komplektiga juuste väljalangemine peatud, massiliselt uusi juukseid, ärevused kadunud ja nii edasi. Ja. Et selles suhtes jah, et tsink vasega, väga huvitav toode. Meil hakati massiliselt küsima, et miks te pikojoonilist stabiliseeritud joonidega rauda ei tooda? No, ma siis esitasin küsimuse doktor Caroline Deanile, ütles Ivar, me ei hakka mitte elu sees tootma. Küsin, miks? Ivar, sa pead aru saama, kuidas raku biokeemia käib. Raua lisaks võtmine ei tõsta mitte kunagi rauda. Punkt. Vahet ei ole, mida kõik teised räägivad. Sul on vaja vaske selle jaoks. Aga vaske üksinda sa ei saa võtta,
saad võtta, aga tõmbab sind tsingist tühjaks. Ja tsinki ei ole hea võtta niisama üksinda, see peaks olema koos vasega. Ja ideaalne suhe on 10:1, nii et meil on ideaalne toode olemas ja meil on ka täna verepildid näitavad, kui kiiresti on võimalik rauatase üles saada. Ja teine asi, ma kuulen täna, et lihtsalt puhtalt magneesiumi kasutamisega on ka inimesed saanud rauataseme väga kiiresti ülesse. Mis seal täpselt taga on, ma ei oska sulle öelda, aga tsinkvasega teeb ülikiire töö ära. Ehk siis me näeme täna just kodusünnitajate peal, kellel on rauatase madal, nad ei luba kodus sünnitada, tsingi kasutamisega 1-2 nädalaga verepilti teha. Ja kõik on energiapuuduses. Aga kui sa ei saa suuremaid koguseid, kui su keha päevas tarbib, sa ei saa ärevust ära. Sa ei saa, migreeni referentsi on, lugemine on sassi läinud juba. PMS-valud, lugemine täiesti sassi läinud juba. Ja mida inimesed ütlevadki ongi see, et teevad nädala 2 pausi ja tippsportlastega muud moodi see ei saagi, et ta võtab, ta näeb mingeid väikseid muutusi, aga siis kui teeb 2-nädalase pausi ja hakkab uuesti võtma, siis ei ole enam mitte ühte küsimust ka. Et eks ma ütlengi, et tehnoloogia mängib väga palju rolli. Aga rohkem ma ütlen niimoodi, et ma negatiivset tagasisidet ei ole kuulnud. Siin me tegime lihtsalt ühe arvutuse käigu läbi selle magneesiumoksiidiga, et kui palju sa peaksid võtma magneesiumoksiidi kapsleid, ma leidsin ka toote, mis maksis 13,95, et saada see 400 milligrammi siis nii-öelda päevas, siia ei ole arvestatud soolestikku, siia võtame selle joonilise efekti tõstame suureks, aga me räägime 30–50 eurot päevas, aga sa ei saa võtta neid koguseid, sul lööb ennem kõhu lahti. Ja ma tegin arvutuse läbi nende 6, 7, 8, 9 euroste magneesiumitega, sest sellega on, miks te nii kallist asja müüte, vaata. Ma tegin arvutused läbi ja mis me nägime. Ja siin ei ole seda joonilist efekti isegi arvestatud ja soolestikku. Need 6-7 eurosed toidulisandid, magneesiumi toidulisandid olid 3–13 korda kallimad kui Riimeg. Et sa ei saagi öelda, et 6-7 eurone on odavam. Jah, võib-olla see summa, mida sa pead korraga välja käima, on odavam, aga lõkkkottuvõttes ma võin täna öelda, et Riimeg on kõige odavam magneesium toidulisandil maailmas ja kõige paremini imenduvad ja see on ka teaduslikult täna nii-öelda ära tõestatud. Ja ma tegin ka arvutuse läbi, mis oli siis, et kui meil on suures Riimegis 28,8 grammi 100% imenduvat magneesiumi, tegin sama arvutuse läbi, siis et sama kogus kätte saada, siis meil 3500 eurot. Et 79 eurot laadimise ajal kuu natuke peale või siis 3500 eurot ja kõht on kaklati. Et see ka nagu ei tööta, et ongi selles suhtes ja olles ise nii palju ärevuse kliente aidanud ise ennast sellega koosnevalt aidanud, siis ma ütlengi surnud ring. Stress, hirmud tekivad väga palju hirmud tekivad magneesiumi puudusest, stressiseisund tarbib jõhkralt magneesiumi C-vitamiini, ja siis oledki sealt surnud ringus ja siis ma saan aru, miks kõik on ärevuses, loomad ärevuses, lapsed ärevuses. Kui ma vaatan lapsi, kes alla pissivad, mis seal taga on? Ärevus, paanika, hirmud enamusel. Nii et jälle teema, mida saab magneesiumiga lahendada. Ja selle ärevuse loengus ongi, nagu sa näed, kõik asjad on otseselt või kaudselt seotud magneesiumiga. Aga kui sa enamus inimesi on tugevas või ülisuures magneesiumi puuduses, siis ka aru saada, miks kõigil ärevus on.